kõigile, minu nimi on Maili, siin on Liina, keda võib-olla mõned tõestavad üle. Ja meie siis tõesti käisime mitte selle aasta numbrides, aga eelmisel aastal siis novembrikuus Nipernaadiga Tšiilis. Ja see oli ühesõnaga põhjus, miks see siis jõudis ilmselt siia teie terava tähelepanu alla oli see, et meid oli 4 naist, pluss 2 meeskiidi, kui nii võib öelda, kui grupijuhti. Ja siis me ronisime kokku 10 vulkaani Tšiilis ja Boliivias. Ja kõrgused olid siis, sul on kohe kuskil see slaid ka, eks ole. Kas sa tahad ka midagi seoseks öelda, et ma saaks ka jaa, võib-olla ainult seda, et võrreldes eelmise matkaga oli meie matk ikkagi see kompaktne pisike mugavusreis. 3 nädalat olime Tšiilis, me natuke peale ja umbes iga päev tegime 1 vulkaani või siis ülepäeva. Selline lühike sportlik ettevõtmine ja ööbimine oli meil mugavustega, enamasti mõned ööd olid telgis. Et selles mõttes pigem nagu kvalifitseerus spordiürituseks on mõtlen seda. Saad siia pöötada nüüd siis. Ja programm nägi meil siis välja selline. Jaa, siin on kuulda. Programm nägi siis välja selline, et alates 4300 meetrist kuni siis kõrgeim vulkaan oli 6176, mis oli meie kõigi jaoks siis kõrgusrekord. 6000 peale ei olnud meil keegi käinud. Maili kõrgusrekordina seda oli leidnud 500 Šveitsi Alpidest. Nii et mõne jaoks kõik tipud olid kõrgusrekord. Ja seda kava vaadates ega ausalt öeldes enne reisi nagu ise ka ei osanud seisukohta võtta, et kas see on nagu tehtav või kuidas üldse toimuma hakkab. Aga heas uus me sinna läksime. Ja selles mõttes ei olnud ka nagu alguses kohe eesmärgi, et kõik 10 tipu peaks kindlasti ära ronima, et selles mõttes oli mõte, et kui kuskil 60-70% saab tehtud, et siis on isegi hästi. Ja miks mina sinna matkale läksin, oli üldse see, et põhimõtteliselt oli mul ees Aconcagua reis, et see tundus selline tore treeningprogramm enne seda Aklimatiks. Et ei olnud nagu iseenesest eesmärk kõiki neid vulkaane ronida, aga läks nii nagu läks. Et ronisime kõik ära, spoiler. Ja võib-olla minu puhul siis tõepoolest, et mina olin roninud enne, käinud mägimatkadel päris mitmes kohas Nepaalis ja Euroopas erinevates kohtades ja siis paar suve Šveitsi Alpides roninud erinevaid tippe ja siis oli nagu vajadus teada saada, et kas kõrgemal olla on ka okei või peaks ikkagi jääma kuhugi sinna mägimatkade juurde ja mitte kuhugi kõrgemale ronima, nii et selles mõttes tundus see minu jaoks paras väljakutse ja see oli ka muidugi tore, et ta ei olnud ju absoluutselt tehniline, et kõik need tipud on lihtsalt ronitavad niimoodi, et sa sisuliselt jalutad lihtsalt. Aga siis hakkaks otsast minema, kõigepealt ühesõnaga sõitsime kõik need vulkaanid olid Atacama kõrbeservas, ehk siis üks maailma kuivamaid paiku, kui üldse kõige kuivam. Ja selline tore küla nagu San Pedro de Atacama. Mis meie tahtsime teda nimetada külaks, tegelikult oli ikkagi ametlikult linn, aga kuna ta oli selline madal ja üsna traditsiooniliselt ehitatud, kuigi ka üsna turistlik, et kesklinnas ma arvan, et iga teine koht oli söögikoht enam või kaubandus, mingi asutus. Aga selles mõttes selline tore armas turistiküla, kus me siis põhimõtteliselt peaaegu kõik need 3 nädalat resideerusime, et oli meil selline tore pealtnäha suhteliselt asketlik kämping, aga sisuliselt oli seal kõik olemas, oli soe vesi, toredad narivoodid, pioneerilaager oli meil seal spordilaager, et seal me siis 5 elasime kõik need 3 nädalat, välja arvatud siis telkimise ja transfeeripäevad. Esimene tipp, siis ühesõnaga see oli meie transpordivahend, millega meid kohalik giid transportis siis iga mäe juurde või jalamine. Nii et hommikud olid üsna vara kuskil kella 5, et põhimõtteliselt poolunistena siis pardusime autosse enam-vähem päikese tõusuks jõudsime mäe jalamile
ja sealt siis hakkas pihta. Esimene rekt tegelikult enne vulkaane oli siis Akimandiks, kuna see San Pedro de Atacama asub 2400 meetri kõrgusel ja kõik järgnevad vulkaanid olid veel kõrgemad, et siis et kõigepealt nagu sellegi kõrgusega ka kohaneda, et siis oli meil selle Red Canyoni jalutuskäik, mis oli 8 kilomeetrit. Ja kuna jalanõude osas et väga nagu suuri nõudmisi ei ole, siis surgisussidega soovitan, võib käia ka Kalju peal, et tõesti ronimissussidega peaaegu võrdväärsed, jäid ka ühte tükki veel selle reisi või selle väikse retke lõpuks. Aga siis esimene vulkaan, sellised olid meie tüüpilised hommikud, ehk siis giid tuli välja oma väikse lauakesega, kattis meile hommikusöögilaua. Hommikud olid üldiselt pigem miinuskraadidega ja isegi päris korraliku miinusega võis olla, sest meil olid põhimõtteliselt kõik sulejoped seljas, sulekindad käes, et väga nagu seal paljakäsi ei tahtnud olla ega ilma sulejopeta. Ja siis hakkasime minema, esimene oli meil Cerro Portancal. Ma siis ütlen nii palju, et jah, et mina olin siis see inimene sellest matkagrupist, kellele absoluutselt iga tipp oli uus kõrgusrekord. Nipernadi traditsioonide järgi saab siis ka 10 pudelit veini. Või natuke vähem, sest kõik ei olnud nagu järjest. Aga et esimene tipp oli siis kohe, mis oli 4900 ja 4800 peal, nii et sai kohe, Karu sai siis kuulutada, et mõnil on uus kõrgusrekord ja Mont Blanc'i tipp on ületatud. Et see oli siis see võrdlus, millest meil kõik algas, aga võib-olla ma räägin siin kohe ära siis selle, et kes on käinud Lõuna-Ameerikas ise ka, et siis teab, et see kõrgus seal on natuke teistsuguse tundega kui seesama kõrgus kuskil mujal maailmas, et üldiselt see, et me saime lubada enne sellist luksust, et me kohe esimese tipuga nagu läksime sinna natukene alla 5000 alla, et see on ikkagi sellepärast, et seal on lihtsam selle kõrgusega kohaneda. Ja teiseks võib-olla, millest me võime pärast rääkida, et ilmselt puristid nagu, sa võite vaadata edasi lasta äkki, jah? Et puristid võib-olla nagu vaataks meid natuke viltu, et selge oli ka see, et me sõitsime ju selle 4-veolisega nii kõrgele kui sai ja siis ronisime sealt ülesse. Nii et tegelikult sellel esimesel tipul, ma arvan, me sõitsime umbes mingi 4300-4400 peale ja ronisime sealt circa 500 meetrit. Jah, okei, et see on selles mõttes, et üks on see, et kui sa alustad sealt mäe jalameetrina seda ronimist või siis sa tegelikult sõidad nagu päris kõrge, et see on see luksus, mida siin Lõuna-Ameerika vulkaanide juures saab nagu endale lubada. Nii et sellepärast meil läks ka, ei saa öelda, see esimene tipp oleks kuidagi kerge olnud, sest enesetunne oli kõigil ikkagi, minul väga hull ei olnud, aga seal ikkagi oli teistel, sinul ka oli ikkagi peavalu oli täiesti jõhker ja kellel oli süda paha ja nii edasi, nii et selles mõttes see kõrgus annab ikkagi tunda alguses. Ja et selles mõttes võin öelda, et see esimene päev, mis oli 300 meetrit võib-olla natuke tõusu, esiteks me läbisime seda muidugi väga aeglaselt, sest 4600 pealt alustada ei ole väga lihtne ja võib öelda, et ülejäänud päev oli selline peavalu, sellise kerge iivelduse mõju all, et ütleme kausikest suppi oli väga raske juba pärast külas süüa, et selline, tavaline raviprogramm oli iga päev oli ikkagi nagu ibuprofeen või paratsetamool läks peale mäge sisse, et siis korra midagi oli, et ma arvan, julge pool reisi oli enam sellise raviprogrammi tähel. See on nüüd vist juba teine tipp, mis on siis Cerro Pimal, kus tõus oli siis 600 meetrit ja jõudsime välja enam 4300 meetrini, siis 4300 peal oli tipp. Siin on natukene selliseid looduspilte, et ühesõnaga mingit taimestikku seal ikkagi oli, sellised kaktuseid ja põrelisi ja siis meie giid. Selle kohta ka võib-olla paar sõna, et selles mõttes oli ta meil hästi tubli, et tema korraldas nii meie transpordi, siis kogu logistika oli ühtlasi ka kokk, mäegiid, kohati ka kultuuri- ja loodusgiid, rääkis meile natuke floorast, faunast, kohalikust kultuurist ja legendidest.
noh, giidina võib-olla võiks ainult öelda seda, et noh, kui üldse nagu mingi figu otsida, siis ta kippus meil natuke eest ära jooksma, et me nägime teda eemal kuskil mäes, et noh, sinna suunda ilmselt peaks minema. Et selles mõttes oli hea, et meil oli ka Gunnar Karu kaasas, kes ikkagi püsis grupi juures ja vaatas, et kas kõik ikka püsivad järje peal ja on veel pilt nagu sirgelt ees. Et tema pigem ootas meid kuskil natukene, kas 10 sammu või 100 sammu juba kuskil eespool. Et jõudis vaadata, teha Instagrami postitusi. Vaadaske küsimuna vahel inglise keeles suhteliselt. Jaa. No ühesõnaga, meie ei teinud väga palju neid asju, mida tihtipeale Lõuna-Ameerika turismireistel tehakse, nii et soolakõrbe me otseselt ei läinud või noh, selles mõttes, et noh, jah, sa näed seda, aga me ei teinud neid väljasõite, mis tavaliselt sinna turistireisi juurde kuuluvad, küll aga me käisime nende keisrite juures, see on siis need El Tatio keisrite väli, mis väidetavalt on siis maailmas suuruselt 3. Yellowstone'i ja Islandi järel. Ja see on väga efektne. Kõige parem on sinna minna päikesetõusul, sellepärast et siis on see aur kõige rohkem näha. Hiljem, kui päike juba soojeneb, siis see veeaur juba ei ole enam nii efektne. Põhimõtteliselt see on selline nagu looduspark, seal jalutad, geopark, jalutad seal ringi ja siis kõik tossab. Ja me käisime inimesed, ma ei tea, suurest Muda vulkaanist on ka või sellest. Hommikune soonapilt keisri jääks. Ja siis ühesõnaga jah, siis mõnes kohas mulksus see Muda ka ja siis sealt läks siis meil üks rada siis järgmise vulkaani peale. Võib-olla lisaks veel selle kohta, et seesama Muda keiser oli see, noh, ühesõnaga midagi sellist, mida me enne, vähemalt mina kindlasti näinud ei olnud ja see oli täiesti nagu sellest turistialast eemal, et seda põhimõtteliselt ei käinud keegi vaatamas, et seda viis meil giid täiesti niimoodi oma soodu sinna vaatame, sealt hakkas meie mägirada ülespoole minema. Too päev oli siis pisut keerulisem, seal oli juba 900 meetrit tõusu, siis hakkas 4000 kuskil 700 pealt ja 5700 peale pidime jõudma, et päev oli üsna pikk. Ja siin on ka näha selliseid vulkaanilisi väävlikivimeid ja selline tore tikk oli siis, kuhu lõpuks tuli ronida natuke enne pilti selgitada, enne kui sinna kivi kuhile otsa ronida. Võib-olla lihtsalt räägime, miks me neid pilte oleme siin natukene ka valinud, et siin taga on siis ka näha, eks ole, see altiplano, mis on siis see kõrgplatoo, mis siis on sadade, põhimõtteliselt ükskõik kuhu sa vaatad, selline vaade on väga muljetavaldav, siis andid on seal eraldi nagu selle mäestikuahelana näha ja noh, põhimõtteliselt igal pool, kuhu sa vaatad, siis kui sa vaatad, ma ei tea, mõne pildi edasi, et noh, et see on kõik kogu aeg see vaade, ükskõik mis suunas sa vaatad, 360 kraadi on põhimõtteliselt sellised lõputud, piiritud vaated ja sellega on tegelikult väga lihtne ära harjuda, aga see on kohal olles, see on nagu uskumatult muljetavaldav ja sellest siis ka see, et nüüd ta näeb, mis välja nagu planeet Mars või mingi muu selline teised planeedid maastik. Siin oleme jõudnud vahepeal juba Šasponi otsa, ehk siis meie järgmine tipp, mis oli samamoodi 900 meetrise tõusuga. Ja siis selle maastiku kommentaariks, et tõesti, et noh, selles mõttes, et Eestist pärit inimesena, et noh, vahepeal oli selline tunne, et oled sattunud kuu peale, et selline inimasustus nagu üldiselt silmaga nagu väga kuskil ei seletanud, et selline lõputult nagu voogav kõrbe ja lavavulkaanide väli. Siin on siis üks järgmine natuke päikselisem hommik. Siin me läheme sellise tipu otsa, mida külastavad ka päris paljud turistid, mis on siis Laskar 5500 ja tuntud on ta sellepärast, et seal on hästi säilinud kraater, mida käiakse vaatamas. Seal, jah, selline tore kraatrike natuke ka kuskilt väävliauru veel sõitses. See oli 500 meetrise tõusuga nägi. Ja ma arvan, et see on nüüd Colorado juba, mis on 5700 kõrgusega ja tõus oli ka 880.
no minu jaoks oli see üks esimesi raskemaid mägesid, et selles mõttes ikkagi vahepeal poole mäe peal tekkis mõtteid, et ei tea, kas sinna üldse üles jõuab ja kas seda hapnikku jagub, aga noh, kuidagi siiski taastus, aga no üsna vaevaline oli see minek. Vaateid jälle. Ja niimoodi lihtsalt ta käis, et hakkasime hommikul minema ja lõunaks kohal ja peale lõunaks mäest alla. Et mäest alla tulek võttis meil tavaliselt umbes poole kiiremini aega. Üldiselt kuna neid ülejäänud vulkaane, ei turistid ega ka kohalikud giidid, kes mägedes käivad, liiga tihti ei roni, siis ega seal mingit väga selget rada ei ole. Mõne mäe otsas natuke nagu on ja mõne otsas lihtsalt tuleb otsida kivide peal ja rusu peal siis kohta, et kust saab üles. Ja rusuliftiga oli see vastu üle lihtne alla minna, et selles mõttes ei pidanud niimoodi enam otsima seda astumise kohta. Natuke looduspilte. Ja loodusest nii palju, et kui allpool oli hästi kõrbeline maastik, et tõesti võib-olla mõni kaktus ja rohutütt, siis huvitaval kombel ülespoole sõites ikkagi tekkis rohelust, et seal ilmselt oli seda õhuniiskust ja ka vett rohkem, et suisa märgalasid, kus oli flamingod, et neid flamingosid saime alguses hoogsalt pildistada, et nägime vikunjasid, guanakosid, kes on siis need rohusüüjad, viskatšasid, kes on sellised pisemad närilised, et põhimõtteliselt tegelikult ma ei ole ühelgi reisil nii palju, ütleme siis metsikuid loomi nagu vabas looduses näinud, et selles mõttes oli see üllatav, et kõrbes nagu ei oodanud, et me väga sellisele loodusretkele sattume ja need loomad ka väga ei kartnud, et selles mõttes üsna lähedale sai neile nii sõita kui ka mõnes kohas, kus me looduslikus siis kuuma peal ikka ujumas käisime, et sõid nad enam-vähem kõrval rohtu, et see oli ka selline päris omapärane kogemus. See on nüüd selline korraldatud kuuma pealikas ujumise koht, kus me ühel puhkepäeval käisime. Siit läks siis edasi järgmine ekspeditsioon ja see on meil Likan Kaabor, et kuna ta on hästi sellise korrapärase koonusega mägi, siis eemalt ta paistis ka üsna hirmuäratav, et selle otsa nüüd siis hakkame ronima. Ja liigina ta tuli talle Boliivia poolt, ehk siis sõitsime autoga teisele poole mäge, mis võttis ka selline korraliku päevakese aega. Boliiviast ma ei mäleta. Okei, aga ma mõtlen, et kõigepealt oli ikkagi elavad mälestused on sellest piiri ületamisest, sellepärast, et Lõuna-Ameerika on siis ühte koht, kus väga, kui te olete käinud, siis võib-olla teate, et juba põhimõtteliselt lennujaamast ei saa juba, seal on koerad, kes nuusutavad sind üle, et kui sul on kaasas tood mingisuguseid puuvilju või üldse toiduaineid, kõike muud, siis põhimõtteliselt võetakse sind kohe rajalt maha ja kõik tuleb selle ülevas ära visata. Ja sama oli siis ka põhimõtteliselt Boliivias, et kui jõuad sinna Boliivia piirile, siis me pidime kõikidest oma pähklipakkidest pidime loobuma, sellepärast et teise riiki seda viia ei tohi, nad on kõik väga kaitsvad oma siis selle põllumajanduse suhtes, nii et meid seal peedistati ikkagi korralikult, kõik tuli lahti võtta, seal kõikide tükkide välja, see on mul meeles seal. Ja siis Boliivias me olime ühes toredas šütis, ma ei tea, sellest nendest eriti ei ole, jah, et ja mul on meeles see, et seal serveeriti meile soja mõttliha, sellepärast tõenäoliselt et minul on nagu siuke eritoitumine ja ilmselt keegi ei saanud aru, mis see tähendab, mida ma võin süüa ja mida mitte ja siis serveeriti sojakliha, mis sai järgmisel päeval päris saatuslikuks mõelda, sest et minul oli sinna tippu siis erinevalt Triinast, kes jõudis sinna esimesena ja võib-olla esimese eestlane, seda ma ei tea, aga et minul oli siis tekst seal nagu väga rängad seedehäired ja ma ei olnud kindel, et sealt üldse edasi lähen ja siis vahepeal oli paha ja vahepeal siis tuli kuidagi siis sellest üle saada, aga et ja siis meil oli seal giid, Boliivia giid, kes oli siis selline, ilmselt ka selline vend, kes nagu ronib nagu sinna nagu kogu aeg või iga päev ronib sinna, mille peal olid nii alkoholilõhnad juures, siis ta tõmbas suitsu seal samal ajal, kui meie seal ronisime sinna kõrgusele, nii et see jäi kuidagi sealt meelde. Minu jaoks oli see kõige piinarikkam tipp siis sellepärast, et mul oli väga halb olla, aga kuidagi ikkagi õnnestis sinna jõuda. Ma võib-olla lisaks seda, minu mäletamist
need oli neid oliive suisa mitu ja neil oli eelneval õhtul oli pidu, sest noh, selles mõttes, et sellise peaaegu 50-ndates naisterahvastega nagu mäeotsa ronimine ei tundunud neile ilmselt liiga sportlik projekt, nii et no, neil oli ilmselgelt mõnel oli võib-olla sama raske kui meil nagu järgmisel hommikul. Et nad väga ei nautinud võib-olla isegi seda tõusu, mis siis sai olema öösel. Et see on siis juba poole mäe peal päike tõusu ajaks. No, selline, ma arvan, et kuskil äkki kella 3 ajal öösel hakkasime sinna minema, et natuke oli vaja veel autoga lähemale sõita, aga jah. Et öine tõus sinna oli. Nii, ja mis meil siis järgmine oli? Mis oli siis minu jaoks kõige raskem mägi, sinna me läksime siis ette telkidega ööbima, sest see oli, meie ööbimiskohast oli päris kaugel, et oli selline üle poolepäevane sõit. Ööbisime telkides kuskil, ma pakun 2-3 ajal oli samamoodi äralitus, sest no, selline lihtsalt väga suur kruusamägi ja tõusu oli 1200, selles mõttes ka seda tõusu oli täitsa piisavalt. Et no vot selle mäe peal mul tekkis küll vahepeal tunne, et sinna tippu ma ilmselt ei jõua, et kuskil 100 meetrit enne tippu oli mul täiesti juba, noh, võiks öelda, et pilt ujus ja mingit energiat enam ei olnud, et istusin maha ja otsustasin, et teised käivad seal tipu otsas ära, et siis lähme koos alla. Aga no, kuna teistel tipus piltide tegemine võttis piisavalt palju aega ja mingi snäkipaus oli ka, siis ma jõudsin seal siiski toibuda ja mõtled, no võib-olla mõne sammu siiski lähen veel edasi ja kuidagi sinna tippu siis sai jõutud ikkagi. Et piltide ajaks reibas nägu ette teha. Et jah, ja selline laskumine, et no, selline korralik tore rusumõlg. Järgmine mägi oli meil Pamiiri, kuhu me samamoodi läksime telkima. Et seal oli siis ka selline kaunis kuumastiku vaade. Saame nautida seal päikeseloojangut ja päikeseloojangu eelselt sellist kaunist taevast. Ja ma arvan, et see oli ka üks väheseid päevi, kus me Tšiilis üldse pilvi nägime. Et selles mõttes enamik päevi oli ikkagi niimoodi, et sa ei näinud pilve kriipsugi taevas, et hommikust saadik hakkas päike kütma. Õhk oli hästi kuiv ja üks põhivahend, mida me veel kasutasime, oli ninaõli, sest lihtsalt nagu nina ja limaskestad läksid nii kuivaks, et noh, osadel vist ikkagi jooksid nina verd seal üsna ühte lugu. Ja see ei olnud ka väga kerge tõus. Et ka enam-vähem 1200 tõusumeetrit, 5946, eelmine siis pili oli natuke juba üle 6000. Nii et ka see sai tehtud. Peale seda tulime allapoole ööbima. Need ööbimised olid meil kuskil üle 4000 juba. Vihmane oli vist äkki peaaegu isegi 4600, 4800 olid meie telgiööd. Ja siis selle mäe pealt tulime alla, see oli siis 3500 peal, kus oli selline väike mägijõek, kuhu soogus ka või tuli neid soojaveeallikaid sisse, nii et põhimõtteliselt oli jões vannivesi, kuigi väljas oli suhteliselt külm. Et see oli selline suhteliselt mugav, mõnus koht pärast telkimiseks. No. Nii, ja siis viimane mägi oli meil üsna Põhja-Tšiilis, Boliivia piiri ääres. Seal oli selline tore endine kaevanduskülake, mis oli selleks hetkeks jättis üsna välja surnud mulje, kuigi seal mõned uuemad hooned olid ja vist umbes 200 elanikku ka. Ja mägi ise oli siis Algan Kiltša, mis oli 6176 meetrit ja eripärane selle poolest, et seal asub maailma kõrgeim väävlikaevandus, mis nüüdseks ongi tegevuse lõpetanud, aga kuni 90-ndateni seal veel kaevandati aktiivselt ja umbes 5900 meetri kõrgusel. Ja selle mäe eripäraks oli see, et põhimõtteliselt seda väävlitolmu ja ka väävlilõhna oli seal nii tugevalt, et ikkagi nagu limaskestad olid pidevalt kibedad ja silmad kipitasid päeva lõpuks korralikult. Nüüd meil seal võib-olla kõige efektsem erinevalt teistest on tõesti see, et väävli tõttu see pind juba ise on teistsugune, ta on selline hele-kollane, kõik see tolm, mis seal lendab. See tõus oli tegelikult väga pikk, siit on isegi näha, et seal on, kuna see tegu oli kaevandusega 5800 peal, siis teoreetiliselt on seal ka selline, et sa saad autoga üles sõita sinna kaevanduseni. See kaevandus on küll praegu siis tegemise lõpetanud, aga
et teoreetiliselt oli seal siis ka need teed näha, et kohati me siis käisime pikki neid teid, aga siis muidu siis ikkagi oli meil selline omanada ja see oli ikka päris pikk, ma mäletan seda, et see oli väga pikk tõus. See oli siis meie kõigi kõrgusrekord, noh peale karu muidugi. Ja mina mäletan seda, et minul oli väga kerge. Mina olin täiesti aklimatiseerunud sellest 10. tipuks, et kõigil vist ei olnud päris sama tunne, aga igatahes see oli väga eriline tipp meile lõpetuseks. Ja selles mõttes see valge ei ole lumisev väävel, et selles mõttes jah, et jätab nagu lumise mäe mulje, aga tegelikult oli kollane väävel ja kohati ka suitses nagu mõnest kohast. Jah, ei saa öelda, et mulle oleks see kõige kergem mägi olnud, aga ei olnud ka kõige raskem, et selles mõttes oli juba enam-vähem. Ja võib-olla siia lõppu siis tasub jah öelda, et mis, ma ei tea, võib-olla see on siis veel midagi öelda, aga ma hakkan juba kokku võtma, et mis oli nagu meie pool tõesti eriline, oli see, et see 4 naist tõesti oli tiim. Osad meist tundsid juba varem ja osad ei tundnud, aga selle grupi puhul meil tõesti õnnestus nii, et kuna me kõik tegeleme jooksmisega ja matkamisega muidu hobi korras ka, et siis me saime ka päris palju umbes eelneva aasta jooksul nagu koos mingeid asju teha. Nii et me tõesti läksime sinna selles mõttes tiimina ja see oli minu jaoks nagu väga positiivne kogemus, mida tahaks kunagi korrata, et niimoodi, kus inimesed tõesti hästi klapivad ja ka tasemed klapivad, nii et me saime nagu väga ühtlaselt koos minna. Ja mis ma ütlen siis ka ära enda poolt, et mis see nagu negatiivse olnud minu jaoks kõige hullem oligi see kuivus ja see, et isegi kui sa magad madalal, siis see, et sul kõik need limaskestud on nii turses, siis ma põhimõtteliselt magasin ikkagi nagu paari tunni kaupa või väga katkendlikult, sest kogu aeg sa ei saanud hingata üleüldse. Et sa magad seal voodis, seal on peedlad ja võtab kaamas, aga põhimõtteliselt ikkagi hingata ei ole, hapnikku ei ole ja see ei ole kõrguse pärast, et lihtsalt ei tule miski nagu läbi. Et see oli kindlasti kõige hullem, sest kui sa siis kombineerid seda näiteks kõrgusega, sellega, et sa oled väsinud, kui sa oled juba ma ei tea, 7 tükki järjest roninud või okei, vahepeal olid meil pausid ka, võib-olla meil oli umbes 4 tükki ja siis oli paus või midagi sellist, aga kui sa mitu päeva järjest et siis see kokku oli võib-olla isegi nagu raskem kui kõrgus eraldiseisvalt, kui see ronimise pingutus eraldiseisvalt, et see oli see, mis tegi selle matka päriselt raskeks minu jaoks. Jah, mina ütleks ka lõpetuseks, et selles mõttes see kamp oli üliäge, et pean tunnistama, et mul reisile minnes olid mõningad kahtlused, et kuidas see meil nüüd siis nagu 4 naise tiimina õnnestub ja 3 meist olid sellised vanuses 50 ja 50 pluss juba. Et kuidas see kõik hakkab välja nägema, aga üllatavalt hästi kõik sujus ja tõesti oli väga mõnus, et isegi ka selles väikses ruumis koos elades ei tekkinud kordagi sellist tunnet, et oleks kuidagi mingit pinget või et tahaks kuidagi eraldi olla oma ette, et selles mõttes oli tõesti väga õnnestunud punt. Ja võib-olla mina ütleks oma raskuse koha pealt see veel, et on ajavahe, et sellega kohanemine lisaks selle, et ei saa ka nagu alguses esimesed ööd, võib-olla isegi nagu rohkem kui nädala jagu nagu liiga hästi magada, et see nagu lisas natuke nendele mägedele siis oma nüanssi. Aga jah, nii ta läks. Küsimusi? Mis nipiga Karu oli naiste punti kvalifitseerinud? Karu oli grupijuht. Ta moodustas naiskonna, ta oli nagu naiskonna treener. Kus see mõttelegi vulkaani nagu? Tegelikult ma arvan, et see oli isegi rohkem nagu karu mõte või tema nii-öelda kujundatud reisikava ja tegelikult ütleme seda alguses vaadates mulle ei tundunud väga tõenäoline, et ma isiklikult selle kõik ära teen, aga peab ütlema, et kuidagi nagu see, et kui pikad nagu tõusud nagu mingile päevale langesid ja need puhkepäevad seal vahel oli tegelikult siiski piisavalt hästi planeeritud, et siiski õnnestus. Et selles mõttes, ma ei saa öelda, et mul endale oleks tulnud pähe, et korraga nagu 10 vulkaani ronima minna, et Karu veel? Jah, see oli internaadi matkaklubi karuteenel. Kumbi suurus siin naiste oli piiratud, selle auto pärast või see mitu autot olla? Tegelikult olid alguses nagu nii-öelda avaliku nagu klubi reisina, aga lihtsalt sinna inimesi vist mingi hetk oli äkki natuke rohkem inimesi kirjas ja põhimõtteliselt neid kukkus ära, nii et lõpuks meid jäi kas 3 naist
ja leidsime ühe juurde, et selles mõttes oligi küsimus, et kas üldse reisi ära jätta või teha sellise väikse pundiga ja noh, nii-öelda koondada see asi nagu ühe auto peale. Mis selle asja maksumus tuli? Ma mõtlen, et Tallinnas Tallinna. Osalustasu ilmselt oli mingi seal 3000 kandis, aga noh, lennud ei olnud ka odavad sinna mingi umbes 1500, aga ja koha peale maksime natuke mingite asjadest vist olid juurde, noh, see on seda õhtusöögi, neid toitlustusi olnud. Neid kokku päris ei ole löönud, aga ma arvan, et mul äkki tuli kuskil mingi 6000 kanti või kogu kulu. Me tegelikult olime veel enne paar päeva ju seal Tšiili pealinnas ka, nii et selles mõttes veidi veel pikendasime seda. Kas seal kõige kõrgema mäe külje peal kuskil oli numbri ka, mida on üle 6000, et seal võiksid olla? Minu arust, vaata oli ju küll, sest et oli see üks pisike lobike, mis oli jäätunud, kus me tegime pilti, nii et selles mõttes mingi, aga noh, ülivähe selles mõttes see ei seganud kuidagi ronimist, see ei takistanud, et ja, kui oli külm, siis oli sellepärast, et see kõrgus pluss tuul, aga lund oli ikkagi ja ülivähe põhimõtteliselt ei olnud. Piltide peal tundub, et teil on ühesugused saatad, kas see karu mingi koolivormi osa? Kahel meist olid Samelini saapad, ma ei tea, mis saapad, ühed Samel ja aususe mõttes, et me siin teile reklaami, vaid et ühed Samelini saapad ka leidsid oma otsa seal, sellepärast, et kui sa ikkagi 10 ülikivist asja ronid, siis noh, see on ikkagi väga hull mõju sellele jalatsile. Nii et ei ole tegelikult ühesugused saapad ja tegelikult need saapad olid kõik ühesuguse tolmuga kaetud, nad olid originaalis erinevad värvi. Ja siis miljon tänu.